Foreksi, binaarsete optsioonide, tavaliste optsioonide, aktsiate ja muude väärtpaberite kokkuvõtvad varaklassid. Kauplemisega kaasneb oluline kapitali kaotamise oht. Kauplemiseks tuleks kasutada vaid riskikapitali. Mis tahes varaklasside kauplemine ei sobi kõigile. Mineviku tulemused ei garanteeri tootlust tulevikus. Nendes esitlustes edastatav info ei garanteeri mitte kellelegi kasumeid ja samuti ei garanteeri kellelegi kahjumite vältimist. Enne kui mõne varaklassiga kauplema hakkad, konsulteeri enda professionaalse maakleriga, finantsnõustaja või finantskonsultandiga, et välja selgitada, kas valitud varaklassis kauplemine on sinu jaoks sobiv. Investorid, kes kauplevad mis tahes varaklasse, peaksid kauplema vaid juhul, kui investor saab endale lubada investeeritud kapitali kaotamist ilma, et see tema elustiili ja või heaolu negatiivselt mõjutaks. Mitte ükski kauplemisstrateegia või meetod ei välista kaotuste riski. Mitte ükski kauplemisstrateegia ei ole riskivaba ja mitte ükski kauplemisstrateegia ei garanteeri kasumit ega kahjumite vältimist. Lisaks kapitali kaotamise riskile lasub investoril ka risk kaotada raha tehingute avamisest ja erinevatest kauplemisega seotud komisjonitasudest või teenustasudest tulenevate kuludega seoses. Enne kauplemisega alustamist veendu hoolikalt selles, kas mis tahes varaklassides kauplemine on sulle sobilik, lähtudes sinu varasemast investeerimise kogemusest ja finantsilistest ressurssidest. Kõikide sinu tehtud kauplemisotsuste eest lasub vastutus sinul ja ainult sinul. Kõikides Avore Prime Market Hackers Estonia esitlustes, vestlustubades ja kõikides teistes suhtluskanalites esitatud info ei ole mõeldud mitte kellelegi kauplemistehingute soovitusena ega ka mis tahes tehingutesse minemise üleskutsena. Tere hommikust kõigile Market Hackers Estonia kogukonna liikmetele minu poolt, mina olen Jaak ja täna ma siis otsustasin teha sellise väikse video. Teeme siis sellise juuli kokkuvõtte, et ma tean, et osad inimesed saavad siin ka neid kokkuvõtte kirjalikult minu käest, aga need, kes siis ei saa kirjalikult või kellel ei ole aega, ei ole viitsimist lugeda või siis kes saavad, aga ei ole neid kirju näinud, sest need lähevad lihtsalt kuskile spämmi kausta, siis nüüd on teie võimalus siin ja saada siis see info kätte, et kuidas siis Avore läks juulikuus. Et käime läbi siis erinevad tooted ja natukene räägin ka siis juurde, mis vahepeal toimunud on ja loodetavasti siis leiad endale midagi kasulikku, midagi väärtuslikku sellest videost. Et alustame siis social tradingust. Social trading, kes veel ei tea, on siis põhimõtteliselt, ta toimib sarnaselt riskifondile, on siis akrediteeritud maakleri juures selline suur pott, kuhu siis social tradingu osalised panevad mingisuguse summa sisse ja siis seda hallatakse seal, selle raha, kes kaubeldakse, kasumid ja kahjumid jaotatakse siis ära proportsionaalselt kasutajate vahel ja see sobib kõige paremini neile, kellel lihtsalt ei ole aega Forexil kauplemisega tegeleda või kellel ei ole huvi Forexil kauplemisega tegeleda, aga tahaks midagi endale käima panna. See süsteem on siis põhimõtteliselt 0 ajakuluga ja ei nõua ka mingisuguseid varasemaid teadmisi. Lihtsalt tuleb olla piisavalt kannatlik, et kui midagi sellist endale käima panna, siis võiks olla vähemalt 9 aastaks. Alla selle pole suurt mõtet, sest kindlasti tuleb ka selliseid perioode, kus on näha ka siis jooksvas miinuses olevaid tehinguid, ehk siis võib tunduda, et kontol on mingisugused miinused. Nii, aga läheme siis edasi. Kõigepealt siis Fingo Pro 4 tegi siis juulikuus kõige parema tulemuse. Kuu kasv oli siis 25,43%, mis siis aasta tulemuseks kokku annab 67,3% kasumit, mis on minu meelest täiesti ulmeline tegelikult, sest et see on ütleme niimoodi, 25% kuus on tegelikult väga-väga ebatavaline kuu, et üldiselt need kuud jäävad sinna kuskile 5 kuni siis ütleme 12-13% vahele, et kindlasti ei tasu oodata, et nüüd kõik kuud hakkavad olema 25% kuus, et nagu ikka Forexis siis mingisugused garantiisid ei ole ja mineviku tootlus ei garanteeri tuleviku tulemusi. Järgmine on siis Fingo Pro 2, mis kaupleb siis kulda, seal on siis manuaalne kaupleja, kes toimetab, seal on küll hetkel veel jooksev miinus ees, aga kaupleja on väga stabiilselt toimetanud, iga kuu on teinud kasumit ja see kuu siis tegi 8,68%, mis siis kuu tulemuseks on päris hea ja aasta siis liidetuna on siis 55,51% kasumis praeguse seisuga, et mis ta siis teeb 7 kuuga siis umbes on teinud 55%, pool kontost kasvu, mis on ka üsna ulmeline number tegelikult. Sealt edasi siis Fingo Pro 1, mis juulis tegi tagasihoidlikult 2,61%. Juuli seisu lõpuga oli siis Fingo Pro 1 kasvanud 12,64% kokku, mis ei ole just eriline number, ütleme niimoodi, vahepeal see võttis ka seal lossi.
Hea uudis on see, et Fingo Pro 1-l nüüd sellest nädalast alates on vahetunud siis fondihaldur ja sellel uuel fondihalduril on siis ajalugu, sellist nii-öelda kinnitatavat ajalugu üle 7 aasta ja siis selle ajaloo järgi on siis tootlikkus olnud nende süsteemidel keskmiselt 11% kuus. Ma isiklikult kohe sinna rongile ei hüppa, nagu ikka, ma vaatan natuke aega kõrvalt ennem, kuidas uuel asjal läheb. Kes tahab või muidugi sinna juba midagi sisse panna ja kes on Fingo Pro 1 siiamaani olnud siis ja kaalunud seda, et paneks Fingo Pro 1 kinni, siis ma isiklikult, kui ma oleksin selles, siis mina hetkel seda kinni paneks, ma laseks sellele edasi joosta. See nädal juba on siis selle uue fondihalduriga alustanud kuskil 4% kasvuga. Et saame näha, kuidas see edasi läheb ja mingi aja pärast, kui ma näen, et asjad ilusti toimivad, siis tõenäoliselt panen ka ise sinna midagi sisse. Nii viimane Fingo Pro on siis Fingo Pro 5, millest ma tahan rääkida. Juulikuu oli siis kuskil, ütleme 0,4% tegi kasumit, mis on väga tagasihoidlik ja see aasta on siis andnud kokku 13% kasumit umbes, mis ei ole just palju, aga peab ka arvestama seda, et Fingo Pro 5 algus, ta ei ole päris aasta algusest jooksnud, et see vist läks käima kas märtsis või aprillis, kui ma õigesti mäletan. Edasi, lähme siis robotite peale. Räägime siis 2 robotist, mis tähendab siis robot, mis asi robot? Robot on siis selline süsteem, kus siis ka kasutajal endal, nii-öelda EA on selle siis inglisekeelne nimetus, kasutajal endal ka võimalus siis seadistust muuta, et kellele pakub huvi siis ka Forexiga kauplemine ise, et tahaks paremini aru saada, mismoodi need asjad käivad, mismoodi töötavad, siis sellised süsteemid on hea valik. Üks on Kraitos ja teine on Flash, millest ma räägin täna. Kraitos siis tegi juulis 5,57% kasvu, mis siis aasta tulemuseks annab praegu 45,6%, see on siis arvestades selle aasta algusest. Ja Flash tegi siis 5,39% juulis, mis annab aasta tulemuseks siis aasta algusest kuni siiamaani tulemuseks 76% kasvu. Nüüd see Flashi konto on siis jooksnud siiamaani ainult Forexi paaride peal. Aga nüüd juuli lõpust ma tean, selle konto siis omanik pani ka sinna kulla jooksma, ehk siis see Flash X nii-öelda uus, kelle jaoks uus, kelle jaoks vana, osadel kontodel on see Flash X strateegia jooksnud juba aastal või rohkem. Nüüd sellel kontol on siis see Flash X jooksma hakanud siis põhimõtteliselt eelmisest nädalast, kui ma õigesti mäletan, et saame näha, kuidas siis tulemused olema hakkavad. Mis puudutab Kraitost, siis Kraitos sai endale juulikuus täienduse, kus siis tuli 2 lisafunktsiooni. Üks on siis trailing stop loss ka nii-öelda esimestele nii-öelda initial trade, ehk siis esimene tehing, mis ta sisse võtab ühel paaril. Ja teine on siis chill out mode nii-öelda. Chill out mode tähendab seda, et sa saad ära piirata selle, mitu tehingut ta paari kohta korraga võtab. Et kui sa paned selleks 3 näiteks, siis oletame, et eurust läheb tehingusse, esimese tehingu kasumisse ei jõua, siis võtab teise tehingu, siis võtab 3. tehingu, nüüd kui sa paned sinna selleks piiriks 3, siis ta võtabki maksimaalselt 3 tehingut ja siis jääb lihtsalt ootama, kuni turg tagasi tuleb sinu juurde ja siis paneb alles tehingut kinni. Minu enda Kraitose konto tegi see kuu, ehk siis juulikuu, räägime ikka juulikuust veel, tegi juulis kuskil 11,4% kasvu, sellepärast, et ma ise ka natukene manuaalselt seal aitasin neid tehinguid kaasa, kasutades siis nii-öelda karise meetodit. Viimane asi, millest ma räägin, on Crypto Advantage. Crypto Advantage siis, seal on siis nii-öelda 2 lahendust, üks on manuaalne kaupleja, see töötab siis põhimõtteliselt samamoodi nagu social trading, täiesti käed vaba kasutaja jaoks, lihtsalt Forexi ja selle Forexi platvormi asemel on siis Dart, mis siis haldab krüptosi. Dart Trader, ehk siis see manuaalne kaupleja tegi juulis 4,94% kasvu, mis annab siis tulemuseks 66,28% aastaks 2023 hetkeseisuga. Ja siis teine Dart DEX, ehk siis see nii-öelda likviidsus, basseinide lahendus, kus siis ei ole kauplemist, kus siis võetakse lihtsalt teenustasude pealt nii-öelda kasumit. See tegi juulis 0,69%,
mis siis annab hetkeseisuga aasta tulemuseks 13,19%, mis ei ole just palju. Ja tänu sellele ongi praegu siis toimumas ka selline asi, et Tart TEX ehk siis nende likviidsusbasseinide teema pannakse kinni esimesel võimalusel. Praegu see kursi muutusest on see siis puul või see bassein miinuses, oodatakse ära, kuni see sealt välja tuleb. Ja siis pannakse see automaatselt kõigile kinni ja siis igaüks saab valida, mis ta selle kapitaliga edasi teeb, kas ta paneb selle siis Start Traderisse või teeb ta sellega midagi muud. Suures plaanis kõik, võib öelda, et juulikuu oli väga hea tulemusega. Võiks öelda, et tegelikult see aasta on kõik kuud olnud hea tulemusega. Ja tahtsime siis siia lõppu rääkida, et miks see nii on, et millest see siis tuleb. Et see tulemus nii hea on, mõtleks, et seal on peamiselt 2 põhjust. Üks põhjus on kindlasti ka see, et turud on olnud etteaimatavamad. Ehk siis ei ole olnud selliseid üllatusi nagu Ukraina sõda. Aga palju olulisem sellest on see, et Avoria siis töö on hakanud vilja kandma ilusti. Ma ütleks seda siis algusest peale, lihtsalt vahepeal olid keerulisemad ajad. Ja ütleme, et siis ma näen ise, et alates eelmise aasta oktoobrist on siis nagu võetud vastu mingisugused otsused ja tehtud vajalikud muudatused selleks, et asjad ilusti toimiksid ja oleksid jätkusuutlikud. Osad tooted lihtsalt eemaldati platvormilt ja on ka siis tulnud uued koostööpartnerid, ehk siis Kraitos ja samamoodi ka siis Dart Trader ja samamoodi ka Fingo Pro 2 kaupleja. Nad kõik on siis toonud kasutajatele lisaväärtust. Ja mul on selle üle väga hea meel. Loomulikult aasta ei ole veel läbi. Vaatame, mis meil siis järgi jäänud aasta toob, et kas läheb samas vaimus edasi või mitte. Sest nagu me teame, Forexis alati tulemused ei ole kunagi garanteeritud. Kui keegi garanteerib sulle mingisuguseid tulemusi, mingisuguseid numbreid, siis tõenäoliselt on tegu mingisuguse jamaga. Tihtipeale see jama tähendab ka siis seda, et tegu on tegelikult mingisuguse püramiidskeemiga. Et minu poolt siis kõik siit reede hommikust. Soovin teile ilusat päeva ja ilusat nädalavahetust. Ja siis kuni järgmise korrani. Loomulikult, kui sul oli sellest videost kasu, siis pane like ja pane ka subscribe. Ja kindlasti sa võid ka mulle märku anda, kui sa soovid saada ka neid kirjalikke kokkuvõtteid, kus asjad on natukene rohkem lahti räägitud kui nendes lühikestes videodes, mis ma siin teen. Ehk siis minu poolt kõik ja olge mõnusad.